tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. See on viimane video meie enesehinnangu ja identiteedi teemalises videoseerias. Oleme rääkinud sellest, mis on enesehinnang, kuidas see kujuneb, miks kriitika mõjub inimestele erinevalt, miks me kardame ebaõnnestuda ja mis on imposteri sündroom. Kõik need teemad jõuavad lõpuks ühe küsimuseni. Kas enesekindlust on võimalik kasvatada või on see midagi, millega lihtsalt sünnitakse? Sageli kujutatakse enesekindlate inimeste ette sellisena, kes ei kahtle kunagi endas. Ta ei närvitse, ta ei eksi ja ta usub alati endasse. Tegelikult selliseid inimesi peaaegu ei ole. Enesekindlus ei tähenda kahtluste puudumist. See tähendab, et sa tegutsed ka siis, kui sa kõiges täiesti kindel ei ole. Mõtle korraks sellele, kuidas õpitakse jalgrattaga sõitma. Kas enesekindlus tuleb enne esimest sõitu? Kindlasti mitte. Kõigepealt proovid. Võib-olla kukud. Siis sa tõused püsti ja proovid uuesti. Ning võib-olla sa kukud uuesti. Ja iga järgmine kord annab ajule rohkem tõendeid, et sa saad hakkama. Enesekindlus tekib kogemustest, mitte vastupidi. See on põhjus, miks lihtsalt positiivsest mõtlemisest sageli ei piisa. Kui inimene kordab endale, ma saan hakkama, ma saan hakkama, ma saan hakkama, aga väldib samal ajal kõiki keerulisi olukordi, ei teki ajul uusi kogemusi, millele seda usku toetada. Mõtted võivad aidata, aga kõige tugevam enesekindlus kujuneb tegutsemise kaudu. See ei tähenda, et peaksid kohe tegema midagi väga suurt. Tegelikult näitab psühholoogia, et väikestel õnnestumistel on suur mõju. Kui kardad avalikult esineda, ei pea esimese sammuna rääkima 100 inimese ees. Võib-olla piisab sellest, et esitad koosolekul ühe küsimuse või avaldad tunnis oma arvamuse. Iga selline kogemus õpetab ajule, et ebamugav olukord ei ole tingimata ohtlik. Veel üks oluline asi on see, mille järgi sa oma edu hindad. Paljud inimesed küsivad pärast keerulist olukorda, kas mul tuli täiuslikult välja. Palju kasulikum küsimus oleks, kas ma tegin täna midagi, mida ma varem poleks julgenud teha. See suunab tähelepanu arengule, mitte täiuslikkusele. Enesekindlust mõjutab ka see, kuidas sa iseendaga räägid. Kui eksid, kas sa mõtled, ma ei oska, või mõtled hoopis seda, et sa alles õpid. Need kaks lauset võivad tunduda sarnased, aga neil on täiesti erinev mõju. Esimene paneb punkti, teine jätab võimaluse areneda. Oluline on ka see, kellega sa ennast võrdled. Kui mõõdad ennast pidevalt inimeste järgi, kes on sinust mitu aastat ees, jääbki tunne, et sa ei ole piisavalt hea. Palju kasulikum on võrrelda ennast iseendaga. Mida ma oskan täna paremini kui aasta tagasi? Milliseid asju ma täna julgen teha, mida ma varem ei julgenud? Selline võrdlus näitab palju realistlikumalt, kas oled edasi liikunud. See on oluline ka vaimse tervise seisukohalt. Kui enesekindlus sõltub ainult sellest, kas kõik õnnestub, kaob see kiiresti esimese tagasilöögi järel. Kui aga enesekindlus põhineb teadmisel, et saad ka raskustega hakkama ja suudad neist õppida, on see palju püsivam. See ei tähenda, et ebaõnnestumine ei teeks haiget. See tähendab, et üks ebaõnnestumine ei pane sind enam kahtlema kogu oma väärtuses. Mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt, ära oota, kuni tunned ennast täiesti enesekindlalt. Sageli tuleb enesekindlus alles pärast tegutsemist. Teiseks, sea endale piisavalt väikesed väljakutsed, et julgeksid neid päriselt proovida. Iga õnnestunud kogemus aitab enesekindlust samm-sammult kasvatada. Ja kolmandaks, pane tähele, kuidas sa iseendaga räägid. Püüa rääkida endaga samamoodi, nagu räägiksid hea sõbraga. Toetavalt, ausalt ja ilma ennast halvustamata. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Enesekindlus ei teki enne tegutsemist. Enesekindlus kasvab iga kord, kui julged teha midagi, mis tundus eile veel liiga raske. Sellega jõudsime meie enesehinnangu ja identiteedi teemalise videoseeria lõppu. Loodan, et see videoseeria aitas sul paremini mõista, miks me mõtleme endast nii, nagu me mõtleme, ning kuidas meie enesehinnang kujuneb ja muutub. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.